Tere! Täna on siis see päev, kui me hakkame tegema ühele tänapäeva kaitseväe relvale siis kotti, millega oleks ohutu, ei lõhuks relva, see relv ei paistaks igal ühele silma ja et kõik vajalik, mis peab olema relvaga kaasas, oleks kindlalt ühe koha peal ja tegemist siis Rahe 20-ga. Siin on väike selline, kus ma ütlen siis, algjoonis tehtud ja täna me siis natukene seda mugandame, sest et kui nüüd siin mõõte võtta ja sättida neid asju, siis ta on ikkagi võrdlemisi täpselt võetud need mõõdud, aga meil on vaja natukene siiski lisada siia luu või siis ütleme natukene nahka luudele. Selleks siis, jah, meil on niisugune algversioon võetud, kus siis on pandud see relv siia konkreetselt vahele selle papile, aga me hakkame tegema siis uuemat joonist, millega siis saab kanda seda kõike kangale. Et ma natukene mõõdan siit ühte niisugust keskkohta välja, et saaks võimalikult täpselt need asjad kõik tehtud. Kuidas see siin küll nüüd kõik videos välja näeb, eks seda otsustate teie ja ma mingisugusele suurele YouTube'indusele ei pretendeeri, aga kohe oleme tagasi. Siiralt loodan, et heli ei ole paigast ära läinud. Olen tagasi. Käisin vahepeal, otsisin veidi teist värvi pliiatsit selleks, et siis tõmmata natukene seda joont, mis on see vana papitükk siin. Aga mul on niisugune tunne, et kõik need Hiina imed, see Hiina ime töötab isegi. Et kõik need Hiina imed on oma aja ära elanud ja ei funka enam. Seega järgmine võimalus. Nüüd mul on siin sellel joonisel on ära märgitud ka nii-öelda salvekohad, et ma teen seda veel, et kui nüüd olen selle täiendatud joonisega nii kaugel, et on vaja neid märkida, siis ma torkan siit lihtsalt naaskli läbi ja siis kuvab sellele aluspapile ka neid märke ja siis selle järgi saab nii-öelda tekkida, sest see relv läheb lihtsalt siia kotti. Siia tuleb üks selline alumine nii-öelda koti põhi. Ta ei tule küll mitte väga lai just ei olegi vaja. Ta tuleb nii lai, et lukk oleks okei. Ja lukuna siis me kasutame, ma nüüd ei tea, kui palju siit kaamerast näha jääb, aga sellist korralikku 10 mm spiraali ja see on selline hästi korralik. Ja siis see põhi enam-vähem nii lai, natukene võib-olla sipa laiem sealt ja saab siis seda selliselt kasutada. Aga ära kao kuhugi, kohe jätkame siit siis joonistega. No võt. Nii, natukene nüüd asi hakkab vaikselt ilmetu, et me oleme siis joonistanud siia siis selle uuema
nii-öelda joone. Ja mis me nüüd siis veel teeme? Teeme nüüd selle, et see vana nii-öelda esialgne sabloon tuleb siia paika panna. Ja siis on kõige tähtsam, et siit saaks ära märkida need kohad, kus siis peaks olema salvede jaoks nagu kinnitused. Ma siiralt loodan, et siit tekivad väikesed nii-öelda täpikesed. Ja siin ka. Nii, ja nüüd on tõe hetk. No peab ütlema, et ega väga ei näe. Siis me teeme teise asja. Siis me teeme sellise asja, et me paneme siit siis augud läbi. Sellised augud läbi. Siipalt ka. Nii, paneme ta uuesti jälle siia oma koha peale paika. Ja siis me saame juba siit läbi selle papitüki markeriga joonistada neid täppe. Ja nüüd nad võiksid küll olla täiesti olemas. Nii, ehk siis selliste kohtade peale peaksid tulema kummist kinnitused. Nii, mis me veel lisaks ära märkisime ja jäi meil natukene siin see jutitamine pooleli, on siis see, et selle koha peale peaks tulema siis rihmapael selliselt. Ja mis me nüüd veel teeme, on siis see, et kuna meil on üks pool on ilusti nii-öelda välja joonistatud ja et see nüüd kopeerida hästi täpselt, siis me lõikame tegelikult siit maha ja murrame ta pooleks ja tekitame siis sellise nii-öelda peegelpildi. Aga enne seda veel tuleb mul ära märkida see, et umbes täpselt kumagile poole keskjoont on vaja teha 4 sentimeetri laiune selline mis tuleb ka siis ära märkida kangale, et me saaksime õmmelda siis voodri ja kahe kihi kanga juurest täpsed nii-öelda õmblused. Ja see peaks olema siis piisavalt lai nüüd, et kui me siit keskelt tõmbleme voodri pealiskihi ja sisekihi külge, ehk siis läbi siis tegelikult 2-3 kihi selle keskosa ja siis luksi ja kõik need asjad,
siis peaks juhtuma kõik see, et ei ole mingisugust erilist nagu probleemi panna. Et ma miskipärast arvan, et see osa tuleb natukene siit nihutada ja keerata, et ta läheks siia sellesse, et ta just siia koha peale ei tuleks, et teistega ei ole probleemi, teistel on seal piisavalt ruumi. Ja vaatame, võib-olla me teeme üldse mingisugused variandid sellised, et on väljapool selline õhem tasku, kuhu sisse saab samuti panna. Vot, selliselt ära kuhugi ära kao, video läheb edasi ja näeme õige pea. Nii, nüüd me oleme oma päris õige sablooni välja lõiganud. Nüüd kindlasti, kui nüüd video nii kaugele jõuab, et sellest on õige aeg rääkida, siis see kott hakkab olema siis selline pool, tal hakkab olema siin lukk, et võib-olla isegi seda peame siit natukene õgvendama, võib-olla mitte. Tal hakkab olema selliselt, et teda saab kanda siit sangadega ja teine asi on, tal tulevad siia 2 T-aasa, millega siis saab ta põhimõtteliselt selga võtta või siis tulevad nagu 2, üks siia, teine siia ja 3 siia ja saab ta siis nii-öelda nagu seljakotiks endale teha. Tahan teha veel siia, siis ühele poole tulevad T-aasad ja teisele poole tuleb siis mollesüsteem. Ja ma ise arvan, et see mollesüsteem hakkab olema seda pidi triipudega, et kotid saaks nii pidi panna, et kui kott on püsti pidi, siis saab ta lahti võtta siit. See mollesüsteem tuleb nii-öelda igaks juhuks, seda ei pea kasutama, aga ta tuleb siia külge, et oleks võimalik kas siis mingisugust puhastuskomplekti, kõike seda, mida siia koti sisse nagu ei mahu. Aga näeme mõne hetke pärast. Nii, vahepeal on lõigatud välja mitu kihti erinevat kangassit ja praegu siis ma loodan, et heli on piisavalt hea. Ja mida ma teen, on siis see, et ma lõikan üleliigse sisemise voodri ära. Ja seda sellepärast, et saaks serva pealt 2
kihti siis ehk välimine ja sisemine pool omavahel kokku õmmelda ja et oleks võimalik paigaldada siis kotile ka lukk ja et see õmblus ei oleks nagu ülemäära vaks ja ta ei kisuks erinevatesse nii-öelda suundadesse. Selline kogus siis polstrit jäi järgi ja nüüd on siis see kangas nüüd siis, millele tuleb hakata siia õmblema. Kõigepealt, mis ma veel teen, on see, et siin on keskjoon ja selle keskjoont pidi siis ma teen siia vastavad kohad, kust siis läheb see kott nii-öelda pooleks ja siis sellele osale tuleb siis siia need salvede kohad ja mõttes on ka veel see, et kui nüüd see keskosa saab tehtud, siis võib-olla ma teen väikse teppimise ka peale. Et muidu mulle tundub, et see kangas hakkab siit nagu lahti tulema. Aga kohe näeme järgmist pilti edasi. Nii, õmblemisprotsessi nüüd küll filmitud ei ole, aga jälle oleme siin tagasi laua juures ja on siis siia nüüd tekkinud mulle see keskosa. Nüüd jäin natukene mõtlema seda, et kui nüüd teha päris risti teppimine ehk siis ühed niipidi, teised niipidi, võib-olla liiga, kuidas ma ütlen siis, läheb liiga tihedaks õmblemine ja kuna mul tuleb veel see, et kogu see asi nagu saab teise külje ka ja tulevad veel rihmaõmblused siit praktiliselt läbi, siis ma mõtlesin, et ma teen ainult ühte pidi, ehk siis tekib siuke kalasaba muster siia. Et joonistame selle siis valmis. Kindlasti vaatab seda videot mõni professionaalne õmbleja ja mõtleb, et no natukene on siin nihkes ja teate, iga käsitööna valminud toode või ese peabki olema oma nägu. Nii et nüüd õmblema. Nii. Ma ei kujuta ette nüüd, kui palju siit näha on. Võib-olla peab natukene seda kaadervärki siin liigutame. Aga nii. Põhimõtteliselt nüüd oleme nii kaugele jõudnud, et meil on siin all siis see sisemine pool. Märkide järgi on ta enam-vähem paika sätitud, kus on nagu keskkohad ja asjad. Ja nüüd on siis need kohad, kus siis peaks põhimõtteliselt tekkima siis salvetaskute kinnituskohad. Et ma nüüd katsun siia nad niimoodi kuidagi markeerida sellele kangale. Nii, ja siit viimaseid pidi natukene tõstma, muidu see salv ei mahu siia mitte kuidagi ära. Nii, ja nüüd on tõe hetk. Juhuu, kõik märgid on olemas.
edasi siis põhimõtteliselt on see, et on selline roheline kumm ja nendes kummides siis õmblen siia sellised ribad. Ja kui nüüd need ribad on tehtud, siis tuleb mängu esimene pool. Ma olen siia natukene nüüd juba joonistanud. Ehk siis siin on siis sangade koht. Siia tuleb, vaatan siis, panen koti niimoodi kokku, vaatan kummale poole. Siis ühele poole tuleb nagu mollesüsteem veel ja teisele poole siis nii nagu ma rääkisin, tulevad siis need T-aasad ja siis saab sinna panna kinni selle, et teha sinna siis rihmad sellised, et saab ka selga võtta. Nii et jätkame. Mingi hetk tagasi ma mõtlesin ka seda, et ma teen nagu relvale kinnituse. Ehk siis see, kuidas relv siin kotis, et ta oleks nagu ühe külje peal paigal. Põhimõtteliselt ma saan seda teha ja ma nüüd ei tea, kas ma teen 2 kinnitust või 1 kinnituse. Ja võt siin ongi nüüd see, et tulevikus seda kinnitust teha on nagu ülimalt raske, sellepärast et siis, kui siia poole teha, kui siin on nüüd see roheline kott, siis tekib see olukord, et me õmbleme kogu sellest kotist nagu läbi. Ja siis ei ole ta kõige nagu, ta võib tekkida veel see, et kui nüüd panna salved siia poole, see kott selliselt, et siin on see molle osa, siin on need siis selga võtmise osa, siin on need käepidemed. Et ma mõtlen, võib-olla on mõttekas teha need kohe ja siis, kui isegi vajadust ei ole, siis saab nad üles arutada. Nii et õmblema. Nii. Said siis paika salvede jaoks kummid. Üks nüüd on natukene siukse huvitava koha peal, et võib juhtuda see asi, et kui nüüd siia seda rihma paele õmmelda, siis võib selle kinni õmmelda. Aga mõtleme, võib-olla me teeme selle sõps lahti, paigutame ta täpselt siia eemale, et kui siit õmmelda, siis ei juhtu midagi. Aga mis ma tahan teha on siis see, et juba ennist mainisin, et mul oleks vaja teha siis selline krõps või miski, mis hoiaks nagu seda relva selle koti küljes nagu. Ja kõige suurem nagu tõenäosus üldse midagi kuskilt hoida on võib-olla mingi selline liin siit selle koha pealt. Et ma arvan, et ma teen kuskilt siit koha pealt panen siia koha peale kuskile siukse krõpsuliini ja märgin ära selle siis siit selliselt, et katsun ära märkida siit siis selliselt, et tal tuleb siit kuskilt läbi. See ei tulnud. Nii, nüüd on nad täitsa olemas. Nüüd ma tean, et siia poole pean krõpsu tegema ja siia poole tuleb lihtsalt siis kumm nii-öelda
koos krõpsuga. Nüüd natukene ma siin nii-öelda kaadriväliselt õmblen jälle ja siis hakkame vaatama seda, et kuidas me paneme need rihmapaelad ja kuidas me teeme selle molle süsteemi. Nii, nüüd on jälle natukene aega mööda läinud. Kergitame siit, siis on relvakinnitus tehtud, kõik need salveasjad. Nii, mõõtsin paika ka siis, kus tulevad rihmakinnitused, et saab nagu seljarihma panna, ei pea panema, võib olla ka tavarihm. Tavarihm on ka välja mõõdetud, pikkus selliselt. Ja nüüd on siis see, et on aeg mõõta need molle osad siit välja. Ma teen siis nad selliselt, et teen siia vahele, need molled, nii. Ja siis on mul on olemas selline kandipael ja servadesse panen kandipaela, õmblen kinni ja siis ei jää nagu selles mõttes neid otsi nagu näha ja molle süsteem on olemas. Nii et püsi klainel. Nii, rihmapaelad on välja lõigatud. Lisaks nüüd siis 2 rihmapaelale panen ka krõpsu külge. Ja see on siis selle jaoks, et kui tahaks näiteks panna mingit eraldusmärki või oma nime või mis iganes üksuse embleemi, siis on võimalik siia seda kinnitada. Nüüd aga läheb õmblemiseks ja mõne hetke pärast siis jälle. Nii, nüüd nagu siit juures olevad pildid näha on, siis saime paika siis selle mollesüsteemiga. Nüüd natukene lõikame siit serva ära, kuna seda ei ole nii palju vaja ja ta jääb meil kergelt öeldes mingitel asjadel ette. Kergelt öeldes. Ta jääb meil tegelikult ette järgmiste asjade õmblemisele. Ja mis me veel teeme ära, on siis see, et me paneme siia kandipaela veel peale ja ka me paneme ta selliselt, et
ta katab ilusti selle kõik ära. Aga me jätame siit otsad lahti. Ehk siis me tegelikult murrame selle kogu kandekoti rihma alla veel servapeitu ja siis jääb ta nagu täiesti selline kinnine. Natukene nüüd, kuna antud masinal ei ole niidilõikust, ega see vahet ei ole, kas on või ei ole niidilõikust. Neid otsasid ikkagi tuleb kõikidel, kui just ei ole mingisugune väga udupeen tänapäevane aparaat, mis jätab teil siin 5 millimeetrit või sentimeetrised otsad. Minul on ta siuke vana kool ja ma olen täitsa rahul selle vana kooliga. Nii, aga kohe kandipael ja siis läheb edasi. Siin juhtus selline asi, et õmbles ära, aga alumine niit sai otsa või ei saanud. Lõikasin õige koha pealt läbi. Nii. Nüüd siis tegelikult me seda ära ei pane, vaid me hakkame siit rihmapaelaga minema ja me saamegi õmmelda just selle osa paika. Siit selle koha pealt veel tulevad õmblused, kui me õmbleme 2 koti poolt veel kokku, aga selle põhiühenduse me teeme siia niimoodi, et ma murran pooleks siit. Ehk siis põhimõtteliselt ma peaksin jõudma niimoodi, et see kollane ja see ots peaks olema ühel maal, nii et vaatame, kuidas meil see õnnestub. Aga kõigepealt siis see sama nii-öelda ots, see kandipael ja hakkame siit siis vaikselt minema. Ja siit siis see silmus tekib täpselt selline, et siit äärest tuleb veel õmblema kokku, sinna läheb veel lukk, võib-olla isegi kandipael veel siia ümberringi suure tõenäosusega. Ja siis tegelikult need aasad, kui neid võtta siit, siis on täiesti piisavad, et haarata kott. Kuna see kott on nagu õhukene, ta ei ole nagu 15-20 centimeetrit lai, siis ei pea need sangad olema väga-väga pikad nagu.
nii, päris pikad timelapse'i siia, aga muidu oleks see video nii igav ja kes see viitsib ikkagi minu sajatusi siin kuulata, kui ma natukene kuskilt mööda õmblen. Aga nagu te juures olevad pildid võite näha, siis molle on küljes, tõstesangad on küljes. Kuna siitpoolt otsast sai seda nii-öelda kandipaela ringiratast õmmeldud, siis vaatame, võib-olla teeme siia veel ühe risti peale ja kindlasti siia otstesse tulevad ka ristid, aga seda siis juba teise koti poolega koos. Nüüd pole muud, kui saab ta kokku õmmelda, nii nagu teisel on keskel 2 jutti, ääred kokku ja siis on ainult luku peale meisterdamine ja vaatame, kuidas see meil siis õnnestub. Nii et paneme siit jälle ühe väikse kiirenduse käima. Nii, küll ei olnud õmblemises, aga näitan siis siit ka, et küljes on siis rihmade aasad, kuhu saab siis rihmad kinnitada. Rihmad teeme ka pärast ja teeme nad niimoodi, et saab selga võtta ja siis on päris äge. Nendega läheb natukene minul aega, teil aga jätkub video hetke pärast, nii et püsige lainel. No nii, nüüd on natukene õmmeldud. Duubel 2! No nii. Nüüd on natukene õmmeldud, kott hakkab juba koti ilmet võtma. See on sisemine pool ja kotil on ka välimine pool, et siin on siis see molle osa, kus saab siis mingisuguse väikse kotikese panna. Ja siis on see osa, kus saab siis panna siis rihmad ja tekitada siis sellise seljakoti variandi. Nüüd siis järgmisena on luku meisterdamine külge ja kui lukk on küljes, siis saab vaadata, kuidas ta siis omavahel kokku käib ja kõige hullem asi on siis see, et see lukk tuleb siit ja läheb siia sisse, et oleks võimalikult palju saaks lahti võtta, et koti saaks avada. Ja siis tuleb vaadata, et kuidas need servad siin. Võib-olla need servad lihtsalt pööran ära ja ongi. Et eks siis näis. Aga egas midagi, mina hakkan lukku välja mõõtma. Nii, lukk välja mõõdetud. Sellist pannalt siia praegu pole vaja, sellepärast et mõlemad pooled õmblen eraldi ja siis ühendame juba lukud kinni ja vaatame, kuidas siis nende otsade nii-öelda kokku panemine saab olema. Nii, nüüd siis pole muud midagi, kui tuleb lukk külge õmmelda. Ma arvan, et päris nii mõneski eelnevas klipis on ka, et kahjuks need lambid või see lamp, mis mul siin nagu valgust annab, ei ole päris see, mis ta võiks olla. Ja kuna ta on nii-öelda vana
päevavalguslambi süsteemiga, siis väga vabandan, et see valgus siin väreleb. Aga ma loodan, et see kuidagi ei mõjuta asja. Vaatame. Äkki saab selliselt, et ma keeran selle lambi siit ära ja minul on siin piisavalt valgust, nii et ma saan ära küll õmmelda. Nüüd olen siis jõudnud sellesse etappi, et mul on lukk on külge õmmeldud ja nüüd tuleb siis see lukk õmmelda siis tugevamalt ehk siis pööratada ära ja see saab olema päris omajagu pusimist siin. Aga hakkan vaikselt minema. Nii. Nüüd on mõttekoht veel see, et äkki peaks veel siit seespoolt ja hästi serva pealt tõmblema veel kinni. Vaatan, mõtlen. Suure tõenäosusega on sellel asjal jumet. Aga enne kui ma seda teen, ma proovin ta korraks siis kokku panna. Nii. Nüüd on kott siin laua peal. Nüüd oleks õige aeg proovida, kas lukk ka töötab. Ütleme niimoodi, et päris hea. Mulle täitsa meeldib. Et nüüd on see, et luku saab siia sisse veel panna. Ehk et lukud tulevad pikemad ja seda selle mõttega, et nad oleksidki siin sees. See koti suu tuleb siit niimoodi ja ta tegelikult jääbki siuke kerge ava. Võib-olla ma saan siis neid lukuservasid veel kinnimale lasta. Peab vaatama, aga ma miskipärast arvan, et ma ei teegi seda. Ja siis saab seda lukku nii-öelda jah. Ta peab olema nagu selliselt lukk nii pikk, et kui ma nüüd lahti võtan ta, siis ta saabki niimoodi olla täiesti lappi. Ehk siis tegelikult ma saan siit rahulikult ära märgistada, et mul täiesti sellest osas siin tegelikult piisab. Miks ma teen 2 märki? On seepärast, et siis on äge. Nii. Ja siis saab siit otsast tulla ja tegelikult koti siis kokku panna. Et eks kui relv on siin sees, paned relva siia, see võib-olla ei teegi seda lukku kõige rohkem lahti. Ja teine asi on see, et siit teiselt poolt tuleb siis teine kelk jookseb ka siia peale. Et niimoodi siit saab need nii-öelda ühe pikkuseks lõigata. Nüüd pole muud, kui panen seespoolt hästi äärest veel selle luku kinni ja siis tuleb otsad veel teha.
nendele, et need luku otsad ja siis ongi päris nii enam-vähem. Siis jääb veel mul see, et ma teen veel sellise asja, et ma mingisugusest maast tõmblen need kokku, et tekib siia siuke sanga efekt. Tõmblen siit kokku ja siis tekib sanga efekt. Et kes siis, kui ma kaadrist väljas olen, siis selliselt. Aga igas siis midagi õmblemisele. Nii, kott on jõudnud nüüd nii kaugele, et lukk on topelt kinni õmmeldud. Jah, ta ei ole nüüd päris selline õmblus, mis võiks olla mingi tehase oma. Tegu on käsitööga, siis ta on kohe näha, et ta on nagu käsitööna õmmeldud. Mis mul veel on teha jäänud, on siis see, et siin koti sees olevale lukule on vaja siis väike otsapoiss teha ja siis selle otsa saab siis nii-öelda kinni loetuks lugeda. Aga see on selline natukene keeruline värk. Ma pean mõtlema siin, kuidas ma Nii, antud kott on kohe valmis. Mõni asi on veel õmmelda. Peab ütlema, et oma selle põhimõtteliselt uue masinaga esimene töö ja võib täitsa rahule jääda. Loodan seda, et praegu on kasutusel siis number 40 niit. Aga kui me saame siia number 30 niidi, siis need õmblused hakkavad minema selliseks natukene jämedamaks ja võib-olla siis on ta nagu tummisem. Aga üldjoontes tulemus hea, ise rahul ja see video ei ole veel läbi. Teeme veel paar asja ära ja kui need on ka tehtud, siis saame öelda, et antud kott on siis valmis ja siis vaatame ta üle ka veel. Nii et nagu teistes videodes teised youtuberid ütlevad, ära kao kuhugi, video läheb kohe edasi. No nii, saamegi nüüd lõpuks selle video kokku tõmmata, et mõned asjad jälle nii-öelda eetriväliselt selles mõttes valmis tehtud, et jah, ei ole küll rohelist värvi, aga
kuidas ma siis ütlen, taaskasutus on moes ja sai siis ära kasutatud ühe eelneva koti õlapaelad ja pandud siia siis sellised metallsed kinnitused ja ütleme niimoodi, et sihukest reguleerimismaad siin nendel rihmadel ikkagi on päris piisavalt, et saab nad peaaegu kokku tõmmata, siit saab ära sõlmida ja on nad sul siin koti küljes ja väga ei paistagi välja ja kui vaja on, siis saab koti selga võtta või siis nad koti sisse panna. Et jah, ühele poole kotti siis said seljakinnitus, teisel pool kotti on siis 5x7 molle süsteem. Rihmad on kõik selles mõttes topelt nii-öelda õmmeldud ja koti sees on praegu üks siuke papist asi, aga kui see siit eemaldada, siis koti sees relva hoidmiseks kumm, salvede hoidmiseks kummid ja peaks nad nüüd siis õige koha peal olema ja relv mahub siia ilusti sisse ja saab koti kokku tõmmata. Kasutatud siis 10 mm spiraallukku ja suured kelgud, nii et peaks täiesti kannatama. Käepidemetel sai siis tehtud sellised nii-öelda õmblused peale, et ta oleks mugav ja ma arvan, et on päris äge. Nii et pane siia videole like. Kindlasti kanalile subscribe või jälgi eesti keeles ja oota juba järgmist videot, sest et ka see on monteerimises ja filmimises, nii et näeme peagi. Tšau!